Täna vaatame, kuidas korrektselt kütusepaaki kalibreerida. Paljud ettevõtted pöörduvad meie poole murega, et mingi kütuse jälgimise süsteem on paigaldatud, aga tankimise erinevused tankla tšeki ja paigaldatud süsteemi vahel on väga suured. Näiteks 600 liitrise paagi puhul on erinevus 60 liitrit, mis teeb hälbeks 10%. Seda on ilmselgelt liiga palju. Kütusanduri tootja lubatud hälve on tegelikult 1%, ehk 600 liitrise paagi puhul maksimaalselt 6 liitrit. Mure on tavaliselt selles, et erinevad teenusepakkujad kalibreerivad paaki erinevalt ja sealt tuleb ka täpsuse vahe. Pole harvad juhused, kus paak kalibreeritakse suvaliste 20-liitriste plastikanumatega. Tõmmatakse markeriga siia must joon ja arvatakse, see ongi nüüd 20 liitrit. Kalibreeritakse ka püstoliga, millel on loendur peal, aga keegi täpselt ei tea, millal seda viimati kalibreeriti või kui täpselt ta näitab. Carcops kasutab meile teadaolevalt ainukesena Eestis Metroserti poolt taadeldud etalonanumaid, mille eksimus on 0,05%. Võrdluseks teie tankla lubatud eksimus on 0,5% ja kütuseanduri tootja lubatud eksimus on +–1%. Seega tagab Carcops teile kõige täpsema kalibreerimise turul. Jah, me teame, et see võtab rohkem aega kui lihtsalt pumbaga kalibreerimine, aga selle võrra on tulemus kvaliteetsem. Laseme 20 liitrit etalonanumasse ja kui vaht on settinud, avame kraani ja laseme täpselt 20 liitrit paaki. Salvestame tulemuse kalibreerimistabelisse ja kordame protsessi, kuni paak on täis. Tavaliselt 20–30 kalibreerimispunkti. Mõned teenusepakkujad kasutavad endiselt analoogkütuseandureid, sellepärast, et neid saab ühendada kõige odavamate GPS-seadmetega. Aga neil anduritel esineb palju häireid. Kahjuks saavad kliendid, kes valivad kõige odavama lahenduse, sellest alles hiljem teada, et neil on analoogandurid, mille andmeedastusel esineb kõige rohkem müra ehk kütusehüppeid, kuna signaal liigub voltides, mis ei ole kunagi masinal konstantne väärtus. Kui teenusepakkujad valitakse, siis kliendid väga ei süvene erinevate GPS-seadmete ja andurite võimalustesse ning valitakse hinna järgi kõige odavam, mis on tavaliselt analoogandur. Ja nagu me kõik väga hästi teame, ei ole kõige odavam kunagi kõige parem. Ja siit algavad tavaliselt ka mured täpsusega. Carcops autovalve kasutab vaid digitaalseid kütuseandureid, millel ei esine andmeedastusmüra. Ja tänu sellele on kütuse info palju täpsem võrreldes analooganduriga. Peale paigaldust teeb klient esimese tankimise, kui paak on tühjenenud ja sellega teostatakse kontrolltankimine. Enne kütuseanduri plommimist simuleerime ka kütusevargust. Võtame kütuseanduri paagist välja ja kontrollime, kas saabub kütusevarguse SMS-teavitus. Tihti küsitakse ka freesimise käigus paaki sattuva metallipuru kohta. Jah, mingil määral satub metallipuru ka paaki, aga selle jaoks jätab tehnik paar sentimeetrit kütust paagi põhja. Viimane kütus koos metallipuru ja paagis leituva mustusega tõmmatakse kütusepumba filtrisse. Sellega tegelikult puhastab tehnik teie masina paagi ja see jääb puhtam kui enne paigaldust. Kui aga olete teenusepakkujat valimas, siis kindlasti veenduge, et saate kvaliteetsed 5-aastase garantiiga digitaalandurid. Carcops aitab teil need saada otse tootjalt tehase oma hinnaga ja ilma käibemaksuta. Sellega tagame teile parima hinnagarantii. Lisan tootja lehekülje lingi ka videol olevasse kirjeldusse, et saaksite erinevate toodetega tutvuda. Meeldivat kasutamist!